Võib-olla räägin taustast ka, et esiteks, kui te kuulate, siis loomulikult baasreegel on see, et mõtet on kuulata inimesi, kes midagi teavad sellest, millest nad räägivad, eks ju. Et ega, ma ei saa väita, et ma mingi kohutavalt hästi tean nüüd, aga vähemalt me oleme 10 aastat selle küsimusega tegelenud. Esiteks ma olen tegelenud sellega investorina, sest et need ärid, millesse ma olen sattunud investeerima, tegutsevad kogu maailmas globaalselt ja paratamatult sa pead erinevate riikidega siis kuidagi hakkama saama, aru saama, kuidas selle elu käib ja miks asjad käivad nii, nagu käivad. Ja teine on siis puht nagu selline heategevuspool, et 10 aastat tagasi mõned IT ja muud ettevõtjad said kokku kogemata siin ja seal ja hakkasid arutama, et Eestis on kohutavalt kõrged tööjõumaksud, mis ka on tõsi, et Euroopa mõistes ei ole kõrged, aga Euroopas tervikuna on kõrged võrreldes ülejäänud maailmaga, eks ju, et miks see nii on. Ja sellest hakkas asi pihta, ajakirjanikud korjasid selle jutuajamise üles ja nimetasid selle tegevuse Targa Eesti rühmituse tegevuseks, mis oli puht tegelikult selline, ei olnud üldse organiseerunud. Siis Toomas Hendrik Ilves arvas, et me võiksime kuidagi institutsionaliseerides, me tegime teenusomanduse koja. Ja seal me siis tõesti, mitte mina, aga paljud teised targad inimesed analüüsisid mõnda aega ja üsna pikalt erinevaid riike maailmas, et mis eristab edukat riiki mitte edukast. Ja sõna edukas me defineerisime läbi kodanike jõukuse. Et et marketingis näidatakse igate pidi, et Eesti on tore, et siin on palju start-up'e ja palju vabapuhast loodust veel ja nii edasi. Aga kui sa mõtled, mis on kõige olulisem parameeter, siis on selgelt tegelikult ju see, et inimesed saavad elada tervelt, on vabad ja võimalikult õnnelikud, eks ju. Et see on vist ka riigi ülesanne, et tagada jätkusuutlikkus ja kodanike hea elu, hästi maakeeles öeldes. Nii. Nüüd ühiskonda tervikuna vaadates, kõik millest ma nüüd räägin, on nende erinevate uuringute siis tulemus mingis mõttes ja nüüd analüüsida ja see kõik on üsna keeruline. Ma tegelikult hea meelega ei näitaks teile slaide, aga teistpidi jälle muidu mul kaob endal järg ära, et see parameetrite hulk on nii suur, et ei mahu. Minu pea on liiga väike selleks, et ma pigem kasutan neid endale abiks. Ja mulle te ei peakski lugema, mis siit tahvli pealt tuleb. Et kui ta lugema hakata, siis te enam ei kuula mind ja siis läheb veel segasamaks. Aga 130 aastat tagasi oli Euroopa selline ümberjagamine esimest korda. Tekkis mõiste ümberjagamine ühiskonnas. Varem sellist mõistet ei olnud, aga tegelikult ümberjagamisega tegeleti, Koopa inimesed ka pidasid üleval neid, kes lükka ääres olid ja enam jahile ei jaksanud minna, eks ju. Ja ütleme, esimese vabariigi ajal ka ega vallavaesed ei lastud nälga surra, et ikkagi vald ja jõukumad kodanikud panid raha kokku ja neid hoiti ka, et said ka elada. Aga siis esimest korda institutsionaliseeris selle mõiste siis Otto von Bismarck, Saksa riigikantsler, umbes 130 aastat tagasi Westfali rahu järel ja siis esimest korda hakkas toimima riiklik ümberjagamine. Riik oli siis see osapool, kes oma maksudest, kogutud maksudest andis teatud kodanikele midagi tagasi. Alguses öeldi sõduritele, et kui te võitlete Saksamaa eest, et siis saate tasuta pensionina. See oli selline riigikassale tasuta lubadus, kuna see ajapiir, kus seda pensioni maksti, võeti 70 aasta peale. Ja tollal tegelikult keegi 70 aasta nii praktiliselt ei elanud, eks, et selles mõttes riik ei pidanud midagi välja maksma. Küll aga kena motiveerib põhjendus inimestele, et riik hoolitseb teie eest ja mingi riigi eest sõtta, Saksamaale jäänud muud üle, kuna ümberringi olid kõik vaenulikud riigid. Geopoliitiline asend oli ääretult ebameeldiv. Ja see süsteem tegelikult siis võttis tuld, järgmise võttis britid selle kasutusele ja nüüd täna kasutab seda terve Euroopa. Seal on kindlasti see eelis, et tegelikult meil ei ole selliseid nähtuseid nagu näiteks USA-s, kus 50 miljonit inimest elab üldse ilma igasuguse tervisekindlustuseta, kui midagi nendega juhtub, siis nad lihtsalt sõna otseses mõttes surevad ära. Euroopas seda siiski ei ole. Et ta on olnud kasulik.
aga noh, ta on 130 aastat vana ja noh, iga süsteem, mis on 130 aastat vana, noh, ma arvan, et kõik saavad aru, et see on vana, eks ju. et seal on nagu muresid ja probleemkohti päris hulgaliselt. Sellest räägin päris täpsemalt. Ja loomulikult täna, kus me elame siin infoajastus, noh, ütleme, minu üks suuremaid ettevõtted tegeleb kuidas siis öelda, majanduse digitaliseerimisega, suurte rahvusvaheliste korporatsioonide automatiseerimisega. Et me teame kõik, et tegelikult tarneahelad on koondunud punktiks täna, eks ole. Suured eraettevõtted opereerivad radikaalselt teistel alustel täna kui 20-30 aastat tagasi. Aga ütleme, ühiskonnasüsteem, riigisüsteem ei ole muutunud. On küll lugematult erinevaid e-teenuseid käivitatud, aga tegelikult ametnike arv on kasvanud, mitte kahanenud. Et kui peresektoris võib öelda, et ühe töötajate produktiivsus on kordadest kõrgem, siis riigi ametitesse nagu juhtunud ei ole. Et noh, need on nagu faktid, millega me peame elama, et see ei ole mingi hinnang, vaid see lihtsalt ongi nii. Et mul ei ole siin 4 tundi aega, muidu ma võiks täpseid nagu analüütilisi andmeid esitada, aga see pole täna vist eesmärk. Ja noh, ütleme nii, et ega see süsteem muidugi on ääretult inertne, et kui me tahaks seda muuta, siis on see raske. Et sellest ma siis võib-olla räägin ka paar sõna. No, nii. Tagasi. Toho. Uus Microsoft. Nii. Tekkis mingisugune koht, kus saab joonistada. Nii. Paistab välja või? Paistab. Ma joonistan seda, sest niimoodi on lihtsam aru saada. Visuaalselt on selgelt hoomatavam. No, see on süsteemne küsimus ja süsteemist tuleb kõigepealt nii-öelda see tegevusvaldkond kaardistada, kus me mõtleme. Ja ma joonistan ühe sellise kasti, mille nimi on eraettevõtted. Ja Eesti SKT on umbes 22 miljardit. See nüüd võib-olla tundub, et see on kuiv, aga kohe läheb huvitavaks, ma luban. Eraettevõtted on ilmselt nagu ainuke institutsioon riigis, kes toob mõningast eksporti, kuna me ostame autosid ja igasugust muud kola, mida Eestis keegi ei tooda, siis läheb raha kogu aeg riigist välja. Riik läheks rahavoo mõttes kiiret pankrotti, kui oleks eksporti, kui me ei müüks mingit tegevusi Eestist välja. SKT defineeritakse kui riigiteenuste ja erateenuste summa, eks ju, aga ütleme nii, et ekspordis on praktiliselt ainult eraettevõtted. Nemad siis oma tegevusega tekitavad kasumit ja maksavad makse. Umbes 9 miljardit maksid eelmine aasta. Ja riigieelarve siis joonistame ühe teise kasti, kirjutame siia riik. See on siis valitsus, kõik valitsus, lugematud ametid, ministeeriumid, riigile kuuluvad sihtasutused, kuhu on tohutu palju eelarvet ära peidetud. Et see on umbes 10,5 miljardit. Me teame, et riik peab üleval, eks ole, riigikaitset, korda, maanteid. Aga suurem osa sellest 9 miljardist jagatakse kellelegi edasi. Teenuste kujul. See on, peamiselt on haridus, tervishoid ja sotsiaalhoolekanne, ehk siis pensionid ja kõik võimalikud abid. Nii. Ja selle saajad siis on loomulikult kodanikud. Ja ei ole väga viisakas inimesi kasti panna, eks ole, aga et me aru saaksime, siis tegelikult siin nagu jagunevad 2, eks ju. Et ühed on need, kes teevad tööd, töötajad. Teised on need, keda me peame üleval pidama. Ma ei ole siiamaani sellist viisakat poliitkorrektset nagu sõna leidnud, et kes need on, pensionärid, lapsed. Me oleme kasutanud sõna ülalpeetavad, sest tegelikult oleme nagu nimetama asju õigete nimedega, ühiskond peab neid üleval pidama. Nad ei saa käia tööl suure teenusega. Ja neid on umbes pooleks. Töötajad on umbes 650 000, pluss miinus. Ja ülalpeetavad on ka umbes 650 000, pluss miinus. Ilmselt te kõik olete lugenud analüüse, mis ütlevad, et selle kahe arvu summa mitte väga kauges tulevikus on umbes 800 000, mitte 1,3 miljonit nagu praegu.
ja noh, mille arvelt see juhtub, loomulikult see, et see number siin kasvab ja see number siin vasakul pigem kahaneb, eks ju. 75 000 maksumaksjat on tegelikult väidetavalt nagu liigist tasakesi lahkunud viimase 10 aastaga. Et noh, ma arvan, et iga üks saab nagu aru, et ega jube keeruline on seda süsteemi nüüd igavesti sellisena käimas hoida, eks ju, lihtsalt raha lõpeb otsa. Ja ma kirjutan siia ka selle 6 miljardit, et oleks nagu hästi arusaadav. Ja noh, tegelikult kelle taskust see raha tuleb, siis ega tegelikult see ei tule eraettevõtete taskust. Eraettevõtted lihtsalt maksavad töötajate eest suuresti selle raha ära tööjõumaksudena, eraisiku tulumaks ja sotsiaalmaks 20 ja 33% pluss siis mingi töötuskindlustus. Et töötajad saavad selle võrra vähem neto raha kätte. Noh, ma võin lihtsa näite tuua, et näiteks meie inimesed, meil on Valgevenes on umbes 300 inimest täna ja Eestis on umbes 200 inimest tööl. Valgevene arendajad saavad kõrgemat netopalka kui siin Tallinnas, aga Valgevenes meie eksport on palju edukam, sellepärast, et seal seda maksusid riik ei lisa. Noh, lisab aga hästi vähe, 13% ainult kokku. Ehk et Valgevenes meie väljamüügi hind maailma suurtele ettevõtetele on madalam. Inimesed saavad samas rohkem raha. Ja ega nad sellepärast tervishoiust ja haridust ilma ja ostavad endale eratervisekindlustuse. Noh, näiteks mul on ka selline, maksan umbes mingi 1000 ja natuke rohkem eurot aastas, selle eest ma saan väga-väga hea kindlustuse kogu maailmas kehtiva. Palju parema kui Eesti haigekassa suudab pakkuda. Ja noh, kui sa oled noor inimene 25 aastat vana, siis see sama kindlustus maksab sulle võib-olla 150 eurot kuus. Et nii. Ma läksin võib-olla natuke teemast kõrvale, aga nüüd on see pilt on teil, ma usun arusaadav. Ja ma usun, et võib-olla te juba näete siin ka nagu potentsiaalseid vigu, eks ole, või probleeme, et loomulikult, kui see raha, saame 9 miljonit, siit tuleb edasi 6 miljonit, et väga palju raha läheb selle ümberjaotamise käigus kaduma. See on teenuste kaudu jagamine, põhimõtteliselt on meil kodanikupalk, eks ju. Lihtsalt see tuleb tasuta teenuste kujul. Nii. Ja noh jah, võib-olla mõned minutid siis räägin, et miks me võiks üldse seda süsteemi muuta, et mis on need probleemid, mida nad meile tähendavad. Et siin on lihtsalt loetelu. Esimene on see, et tootlikkus langeb majanduses, sellepärast, et see osa, mis käib läbi siin selle riigi, see on käsumajanduslik, tsentraalselt juhitud. No, majandusajalugu teab, et tsentraalne käsumajandus ei ole kunagi konkurentsivõimeline vabaturuga. Et selle käigus läheb palju raha lihtsalt kaduma erinevatel põhjustel. Et ma isegi räägiks neist võib-olla siis siin täpsemalt, ma liigutan neid slaide edasi ja tagasi, et nii kuidas see mõttel on nagu kõige paremini soovib minema, et miks me raiskame nagu siis sellest 6 miljardist tegelikult märkimisväärse osad tõenäoliselt ära ja see isegi avaldus statistikas. Siin on nüüd mõned põhjused. No, esimene põhjus on samuks see, et tasuta teenust tarbitakse rohkem. No, jah, tegelikult keegi ei mõtle, et see maksab midagi, jube hea on tarbida. No, hea näide on näiteks see, et kiirabi väljakutse maksab maksumaksjale 140 eurot kord. Kiirabibrigaad sõidab välja, statistiliselt keskmine on 140, eks ju. Igapäevaselt kümned ja kümned väljakutsed lähevad nii-öelda välja mingisuguse probleemi peale, mida kodus võiks täitsa vabalt lahendada, arsti ei oleks üldse vaja. No, näiteks puugi välja tõmbamine, et see toimub nagu iga päev. Puugi välja tõmbamise komplekti saab apteegist osta 3,5 euro eest koos juhendiga, aga inimesed kutsuvad kiirabi selleks, et puuki välja tõmmata. Ehk et riigi kulu on 140 euri, kuigi võiks olla 3 euri, eks ole. Selliseid näiteid on lugematult. No, teine hea näide on näiteks perearstid. 7% perearstide visiitidest, perearstide enda hinnangul on mitte vajalikud. Võiks asendada telefonikonsultatsiooniga. Patsient helistab arstile, arst kuulab sümptomid ära, ütleb, okei, sul on ilmselt see gripp, mis praegu ringi jääb, ole kena, võtta paratsetamooli, püsi 3 päeva kodus on ju. Kui 4. päeval on ikka halvasti, siis tule alles visiidile, eks ju. 7% tegelikult perearsti visiitidest, mis me täna kõik maksumaksjatena kinni taame, võiks olla olemata. Raiskamine on meeletu. Ja keegi isegi ei küsi. Sellepärast, et raha ei kuulu seal teenuse protsessis kummalegi osapoolele. Ei kuulu arstile
ei kuulu patsiendile. Loomulikult, kui see on kellegi kolmanda oma, siis las ta lohiseb, eks ju. Loomulikult on selge, et osa tasuta teenust läheb neile, kes seda tegelikult ei vaja, on ju. Et mõtleme nüüd loogiliselt, kui me jagame siit kõigile ühe puuga, eks ole, selle helikopteri printsiibil, et kõik saavad tasuta teenust ühtemoodi, siis siin see vasakpoolne seltskond tegelikult ei vaja riigiabi. On olemas selline printsiip nagu subsidiaarsus, mis on isegi põhiseaduses kirjeldatud, küll mitte täpselt sõna-sõnalt nii, aga mis ütleb seda, et kõigepealt peaks inimene ennast ise aitama. Kui ta ei suuda, siis aitab perekond, kui perekond ei suuda, siis aitab kogukond ja alles siis tuleb riik. Täna me oleme selle printsiibi ammu unustanud, eks ju. Kõigepealt küsitakse abi riigilt. Nii. Ja võib-olla veel kõige olulisem on see, et kui vabaturumajandus toimub see, et teenuse pakkuja ja teenuse saaja, ehk et siis võib-olla näiteks arsti ja kodanikud on lihtsa näite, on ju. Vabaturumajanduses on niimoodi, et ühe käes on raha, teise käes on õigus teenust pakkuda või võimalused teenust pakkuda, eks ju. Ja loomulikult seal on nagu võimude tasakaal, eks ju. Et nad saavad siis ainult kasulikku koostööd teha, kui nad jõuavad kokkuleppele, on ju. See teenus on mõistliku hinnaga. Kui riik pakub teenust, siis on nii võim kui raha on riigi käes ja kodanik ei saa midagi otsustada. Selle tulemusele me kasvatame hästi palju kodanikke, kes tegelikult ei õpigi nõudma, ei küsima, enda eest seisma, eks ole. Selle tulemuses see on peamine põhjus, miks on riiklik käsumajandus kordades ebaefektiivsem kui vabaturumajandus. Sest lihtsalt seal ei toimu seda igapäevast kohapealset efektiivistamisprotsessi. Seal ei tee teenuse pakkuja ja teenuse saaja ja ei tee tegelikult majanduslikku nagu valikut. Loomulikult mõned tervisejuhtumid ongi sellised, kus ei saagi väga võib-olla see majandusega arvestada, eks nii edasi, aga ikkagi. Et kõik sotsialistlikud riigid erandlitud maailmas on läinud pankrotti. Nad ei ole keegi suutnud konkureerida. Nii. Teine suur probleem on see nõndanimetatud government bubble. Ehk et mis juhtub, ilmselgelt see Microsofti toode Apple'i peale ei tööta. Esimest korda kasutan tavaliselt, ma kasutan Keynoti. Et kuna kodanikud tajuvad, et kõik, mis riik neile pakub, on tasuta, tunnetuslikult, ma ei maksa ju midagi, ma olen arsti juurde, ma ei maksa midagi, eks. Siis loomulikult kodanike poolt tuleb kogu aeg järjest rohkem nõudmisi, et kui sa räägid Marika Priskega või Egon Vermega, eks, siis nad ütlevad, et kõige raskem on hoida seda nagu distsipliini, et kogu aeg käivad mingid inimesed ja küsivad mingeid uusi tasuta teenuseid, eks ole. Ja loomulikult ka Riigikogult soovitakse populistlikke tasuta teenuseid juurde ja juurde. Ja ütleme siis nii, et näiteks meil on kuskil kodanikegrupp 1000 inimest, kes tahaksid endale mingit tasuta hüve ülejäänud ühiskonna arvelt. Siis tavaliselt läheb see läbi. See lihtsalt põhjusel, et see 1000 on ainsad, kes sellele teemale tähelepanu pööravad, teevad oma kõva lobi ära, kuna ühiskond tervikuna ei vaata seda, ei pane tähele, ta ei teaks seda, siis keegi vastu eriti ei vaidle ja lähebki läbi. Ja ütleme, et kui Bismarcki ajal alustati selle sama mudeliga ja riik oli selline pisike, siis pärast seda on sellise süsteemiga riigid ainult kasvanud, see riigi osakaal on iga suureks läinud. Põhiliselt pool majandusest on riik juba, eks ju. Ja kui sa nüüd vaata rahvusvahelist statistikat, siis kurb küll, aga sellised riigid ei ole edukad, kus riigi osakaal on suur. Just selle sama lihtsalt põhjusel, et see on samad riigi teenused ei ole efektiivselt. Pilgud öeldes nagu värvitakse seina, kus on üksikud täpid, oleks vaja ära värvida, aga värvitakse värvipüstoliga, lastakse kogu sein üle, eks ju. See on see, mis toimib. Ja kui sa vaatan näiteks ebameeldiva riigikorraga riik, võib-olla USA, aga SKT on seal ühe kodaniku kohta 1,5 korda kõrgem kui Euroopas. Ta on legend, et inimestel on näiteks Rootsis hea elada, aga kui sa uuringuid vaatad, siis tuvastad, et tegelikult kui sa võtad tasuta riigiteenused ka arvesse, siis avastad, et keskmine rootslase elab kehvemini kui keskmine ameeriklane. Mitte keskmine, vaid mediaan. Mediaan annab meile õige vastuse, eks ju. Ja selline süsteem loomulikult kasvatab kodanike õpitud abitust, et Georg Männik, kes on Eesti haigekassa süsteemi raja ja tema ütleb, et see on kõige olulisem probleem. See on see probleem, et harjutaksegi küsima riigilt selle asemel, et õppida ise toime tulemist. Et ütleme, et miks näiteks
kapitalistlikud riigid on edukad, üks põhjus on ka see, et kodanikud on harjunud heas mõttes kauplema. Nad teavad, kapitalistlikus süsteemis sa ei saa olla muidu edukas, kui sa ei leia häid kompromisskokkuleppeid kõigi teiste indiviididega, eks ole. Kui sa tahad kelleltki midagi osta, siis sa pead jõudma kokkuleppele hinnas. Kui sa tahad midagi müüa, siis sa pead aru saama, et mida see teine inimene tegelikult tahab, eks ole. Kuidas ma saan teda rohkem aidata, siis ta annab sulle raha, muidu ta ei anna. Et vabaturumajandus tekitab inimeste vahel sellise tasakaalustatuse, eks ju. Ja see on see, mida sotsialistlikus majanduses ei ole. See on ka näiteks põhjus, miks Nõukogude Liit, kui ta lagunes, eks ole, kodanik oli 7 korda vaesem kui lääneriikides keskelt läbi. Ja vaatamata sellele, et seal on väga kaua aega olnud nüüd kapitalism, seal on teisi põhjuseid ka, aga ikkagi nad ei ole edukad. Nende SKT per capita on madal, sest kodanikud on ikka väga palju kodanikke, on neid, kes ei ole kunagi õppinud vabaturumajandust toime tulema. Nii, ja kõige suurem probleem, et kuigi selle süsteemi nimi on solidaarsussüsteem, siis tegelikkus on see, et ega ta täna ei ole enam ammugi solidaarne. Võtame kas või selle, et kui sa elad kuskil maakohas või sa elad kuskil kesklinnas, oled pensionär näiteks, siis sinu elamiskulud on loomulikult võrdlemisi erinevad, eks ju. Aga keegi seda arvesse ei võta, pensioni makstakse ikka ühe labidaga ühtemoodi. Et samamoodi võib-olla arstiabi, eks ole. Et jõukamad inimesed tegelikult lähevad tuttava eraarsti juurde või helistavad tuttavale arstile haiglas ja saavad jutule kohe, aga see pensionär ootab seal 6 kuud järjekorras. Puusaliigese puhul märksa kauem, eks ju, mis iganes, eks ju. Nii. Küsimus on, mis siis nagu lahendused on ja see lahendusega muidugi me oleme aastaid siin pusinud ja katsetanud igasuguseid variante, sest lahenduse leidmisel on palju parameetreid ja üks on loomulikult see, et see peab olema võimalik ellu viia, eks ole, realistlikult, eks. Kuidas siis nagu saada sellest government bubble'ist ja kõigest muust nagu välja. Et ja need eeldused, mis me oleme tuvastanud, on see, et kõigepealt esiteks selleks, et saaks digitaalselt ümberjagamiskõverat realiseerida. Ma joonistan siia ühe kõverant, siis on see kuidagi mõistetav, et ühiskonnas me kelleltki peame võtma, eks ole, kellegile peame andma. Et kui siin on inimesed, ja selle telje peal on raha, siis peab mingisugune ümberjagamiskõver toimuma ühiskonnas, eks ole. Ümberjagamiseta me ei saa, sest see tagab ühiskonna sidusus. Et ajaloos on väga palju näljamässe olnud ja kindlasti on need ka tänapäeval võimalikud, kui sidusust oleks tagatud, eks ju, ümberjagamist ei oleks. Nii. Ja see lahend, mille me oleme jõudnud, on hästi lihtne, et tegelikult pilgud öeldes selle joonise peal tuleks ümberjagamise joon, mis täna käib siit läbi riigi, niimoodi, tuleks panna siia alla, otse, suuresti. Ja ootamatult me lahendame palju probleeme ühe liigutusega. Me lahendame selle, et maksud saavad langeda tunnetuslikus mõttes ja selle ümberjagamise käigus kaotsi minev ressurss jääks alles, see jõuaks nendele ülalpeetavateni täiendava ressursina, mida nad täna ei saa. Ja veel palju teisi positiivseid tulemeid. Vaatame selle läbi. Tehniliselt on see, et sisuliselt ju täna iga 100 euro netopalga pealt umbes vist 70 euri läheb nagu riigile, eks ju. Ettevõtte maksab ära. Ja 70 euri tegelikult võiks minna kodanikule kätte. Netopalk võiks vastavalt nagu tõusta. Siis muidugi tekib küsimus, et fine, et mis saab sellest 650 000, kes ei saa palka. Et siis ikkagi peab olema mingi kodanikumaks. Kodanik maksab see mingi summa, umbes poole sellest ligikaudu, täpsed arvutused tuleb teha, aga ära siis riigile. Ja siis seesama mingisugune algoritmisüsteem jagab selle raha kujul siis nendele abivajajatele laiali. Ja siin on see vahe, et raha ümberjagamine on odav. Seda saab teha algoritmidega sisuliselt seesama iPad, mis mul siin laua peal on, suudab Eesti Vabariigi ümberjagamise ära teha. Selleks ei ole mingi keerulisi sadu e-teenuseid. Kui me üritame
teenusorganisatsiooni, nii nagu riik seda riigiteenuste organisatsiooni teeb, teenustega seda ümberjagamist teostada, sest ongi kallis, sest et iga uue teenuse tekitamiseks on vaja jälle gruppi ametnikke, kes tegelevad sellega, välja mõtlevad, eks ole, haldavad seda. Seda saa lihtsasti digitaliseerida, see ei ole võimalik. Ja siin on nüüd oluline moment on ka siis see, et tegelikult inimesed tuleb anda rohkem võimu ja vabadust, et peaksid saama ise otsustada. Ja see süsteem, kuidas see rahaülekanded võiksid toimuda, peaks toimuma mingisuguse vahekonto kaudu või mingi konto kaudu, mis on kodaniku käsutuses ja samas riigile nähtav. See on sellepärast vajalik, et see sama algoritm, mis seda ümberjagamist teostab, tulevikus ta saab järjest targemaks ja targemaks eeldatavasti, eks ole, tehnoloogia läheb ainult edeneb, mis AI-d puudutab. Et selleks on vaja siis teatud statistikat, et tegelikult peab nägema, et kuidas inimesed raha kulutab. Ja teine võib-olla nüanss veel, mida sotsialistid tahavad, on see, et see oleks ikkagi mingi sihtotstarbeline piirang sellel kontol. Sest leidub kodanikke, kes võtavad siis sealt kontolt selle abiraha ja joovad selle sõna otseses mõttes maha, eks ju. Või võtavad lapse kooliraha sealt kontolt ja teevad sellega midagi muud, eks ju. Selle tõttu, aga need piirangud on tänast pangasüsteemides väga lihtne seada. Ta on hulk litsenseeritud teenusepakkujaid riigi poolt, ainult neile saab sealt erikontodelt raha kanda, sa ei saa seda maha juua. Et see moment on ka oluline. Ja need, kes on töövõimelised kodanikud, need, kes saavad palka, eks ole, nendel tegelikult võiks lihtsalt andagi täis vabaduse, et nad said selle palga kätte ja nad lähevad siis ostavad endale vajalikku teenust, haridust, tervishoiuteenust, võib-olla maksavad endale mingit pensionikindlustuse fondi hakkavad koguma, eks ole. Et see tegelikult ilma, et me peaks ühtegi riigiteenust erastama, tekitab vaba turu riigiteenustes. Need teenused võivadki riigi omaks jääda, pole vahet, kelle oma. Tähtsam on, tekib vaba turg ja konkurents. Et võim on korraga selle kliendi, selle kodaniku käes. Et sa saad minna oma rahaga hääletada. Mulle see teenus meeldib, aga see ei meeldi. Ja sedasi tekib efektiivsus, eks ju. Või hääletada seda sama, et pagan, et kui ma perearsti juurde lähen, see maksab midagi, aga ma tegelikult, parem helistan talle ja äkki ta annab mulle nõu niisama, ilma peaks kohale minema ja saan tasuta, eks ju. Hakkab kohe tegema mõistlikke otsuseid. Ja sellised mõistlikke otsuseid tsentraalse süsteemiga ei ole mitte kunagi võimalik saavutada. Sest lihtsalt tsentraalne kontrolliorganisatsioon ei suuda minna kõikide nende tuhandete teenusjuhtumite juurde füüsiliselt kohale iga pagana päev, see oleks kohutavalt kallis. Et kui vaatame näiteks, et Taxify või Uber, nad ütlevad statistiliselt umbes 50% teenuse kasutajatest annab neile pärast hinde, eks ole, see 5 palli või mis iganes palli. Sellist kontrolli efektiivsust tsentraalse süsteemiga mitte kunagi ei saavuta. See on ainult võimalik siis, kui kodanik ise hindab seda teenust seal koha peal. Ja üks nüanss on siin loomulikult see, et riik endiselt peab tagama, see tuleb välja arutada, aga tagama selle tervisekindlustusest, osa haigusjuhtumeid on väga kallid ja selleks selgelt seda raha seal konto peale jätku. Et need peavad siis minema kindlustuse alla, ehk et sinu konto peal on sinu omavastutuse raha, kõik kindlustuseksperdid ütlevad, omavastutus on ülikriitiline selleks, et inimesed hakkaksid tegelikult oma tervise eest hoolt kandma aktiivselt. Ja riik siis tagaks selle, et tegelikult kui see on mingi tõsist juhtub, et midagi, mis maksab 300 000 ravida, siis sind ikkagi ravitakse. Ma ei tea, kas mul on mõtet neid eeliseid läbi käia ja tegelikult maagamist ka ümber. Et selles mõttes, et keda huvitab, ma võin rahulikult seda jagada. See ei ole mingi proprietary informatsioon, mida meil siin kellelegi ei näita. Eks ta nüüd oli natuke keeruline makromajanduslik jutt, eks, ja teil oli suts igav ka arvatavasti vahepeal selle tõttu, sest makromajandusloeng, ma mäletan, polnud kunagi kõige huvitavam loeng. Aga see on vajalik teema, sest tegelikult meil on valik ühiskonnana, et kas me siin oleme 30 aasta pärast ka veel õnnelikud või me siis oleme õnnelikud küll, aga mingis teises riigis on ju. Küll, Jaan. Ei pea sellest üldse mingit muret tundma. Meil on küsimiseks aega küll, sest järgmist esinejad pole veel silmapiiril, nagu mul just anti teada. See on täna meil nii rutiini eest rohkem. Aga vahest saame natukene rääkida siin asjast endast veel, et ma nüüd täpselt ei saanud aru, milline sõnum oli mõeldud nüüd IT-rahvale. Ma saan aru, et siin istuksid praegu Jüri Ratas ja Kaia Iva ja nii edasi ja neid tuleks mõjutada selles suunas. Seda on ka tööandjate Keskliit on juba ammu andnud teada, et anname hakatuseks näiteks sotsiaalmaksu, eks ole, inimestele ise korraldavad ära, ise käivad arsti juures, pool sellest jutust oli sama, aga mis on IT-inimeste sõnum? IT-inimeste sõnum on see, et tegelikult tuleb rääkida. Tuleb rääkida, et Eesti on demokraatlik vabariik, pilgud öeldes,
ilma valitsuse otsuseta selliseid asju ei juhtu. Ja no ütleme, et seda laadi tegelikult projekti elluviimine peab toimuma nii-öelda sõnades mõttes erakonna üleselt. Sest et kuna sellise muudatuse elluviimise järel selgub ootamatult, et väga paljusid ametnikke ei ole enam vaja, nad ongi asendatud reaalselt algoritmiga, siis loomulikult on ametnikkond sellisele reformile ääretult vastu, suur osa sellest. Okei, seal on ka sellised, ütleme, sellised tõesti idealistlikke ametnikke, kes tahavadki riigile parimat ja nemad on päri, aga enamik on ikkagi räigelt vastu, sest nende jaoks muutub olukord ohtlikuks, nad peavad minema korraga eraturule ja hakkama sealt endale tööd otsima ja mõned neist tegelikult ei pruugi seda saada, eks ole, ja nii edasi. No korraga võiks ju meenutada ka, et palju 650 000 on nüüd riigipalgalisi täna? Oi, üle 100 000. Üle 100 000. Jah. Ametnikel on see tragöödia, kuidas öelda IT-rahva seisukohast, et tragöödia on selles, et ametnikud teatavasti peavad järgima seadust ja olema seaduse nii-öelda täitmise kontrollijaks, eks ole. Aga me IT-rahvana teame, et kõiki seadusi saab algoritmiliselt ju tegelikult nii-öelda ütleme, teostada. Sellega saab hakkama üks Apple seal samas lava peal. Enam-vähem. Ja palun, siin üks küsimus. Mul on üks küsimus, kas te olete selle peale mõelnud, et näiteks sama tervisekindlustus, et seal osas inimene maksab eluaega seda rahakest, aga kui ta käitub ja hoiab oma tervist hirmsasti, kas sealt võiks olla mingi protsent, mis makstakse inimesele pensioni jõudes näiteks puhtalt tagasi? Sest ta on teinud tegelikult, ta on hoidnud oma tervist, mis tähendab see, et ta riigile on hoidnud kulu kokku ja riik võiks maksta mingi summa pluss protsendid, teenitud protsendid tagasi. Oleks motivatsioon inimesele. No muidugi, aga see eeldab ka selle sama süsteemi digitaliseerimist, et tegelikult sa saad jälgida. Täna ju pankade või fintechi algoritmid võimaldavad üsna edukalt tuvastada näiteks kodaniku laenuvõimelisust, eks ju. Samamoodi tegelikult sellise algoritmiga on võimalik tuvastada, et kas kodanik tegelikult käitub mõistlikult või mitte, eks ju. Kui neist kontodest on ülevaade olemas ja tegelikult internetis on väga palju informatsiooni tänapäeval, et tegelikult loomulikult see on kilistuvad mulle kogu aeg. See on selle süsteemiks põhiline eelis, ta on ääretult paindlik. Et ma ei tea, kas keegi on endale kunagi esitanud küsimusi näiteks, et miks üldse peaks, ma ei tea, pensioni maksma kord kuus, et tänapäeva tehnoloogia juures võiks maksta pensioni iga päev, iga minut põhimõtteliselt, kogu aeg võiks tiksuda, transaktsioon ei maksa midagi, eks. Ja sa saad tegelikult nii ajas kui mahus diferentseerida seda abi, mida sa jagad, eks ole, ümberjagamise korras on ju. Ja sa saad ka teha sinna loomulikult teistpidi nii-öelda mingit kommunikatsioonivõimalust juurde, täpselt nagu sa ütlesid, et kui inimene raporteerib, et näed, käib trennis, eks ole, 4 korda nädalas on ju, esitab selle kohta mingi lihtsa tõendi on ju võib-olla, mida tänapäeva infoühiskonnas väga lihtne back-checkida iseenesest, eks ju, siis ongi nii, et sa saadki nagu võib-olla paremad võimalused oma terviseraha kasutamiseks, võid võtta näiteks osa sellest selleks, et trenni eest maksta, kui sa käid mingis saalitrennis näiteks on ju. Et see sama digitaliseerimine võimaldabki neid algoritme, alguses on nad kindlasti lihtsad. Keegi ei oska ette ennustada, milliseks üldse see ümberjagamiskõver kujuneb. Aga et kui see on viidud algoritmi tasemele, siis on võimalik selle algoritmiga panna seltskond tarku inimesi. Loomulikult see peab olema hästi tasakaalus seltskond, eks ole, ja loomulikult selle algoritmi järjekordne kinnitamine peab olema Riigikogu ülesanne, sest ainult siis on tagatud see, et on võimalikult õiglane, eks ju. Aga näiteks ala pensionär maal kuskil, me teame täna juba, et tema küttekulud on ala talvel suuremad kui suvel, eks ju. Loogiline oleks, et võiks talle talve näiteks rohkem maksta iga päev, eks, oleks ju efektiivne. Et selliseid arendusi. Jah. Rege tuleb rautada. Ütle kõvasti. Suvel on selle asja mõte. Jah. Puid on vaja võib-olla suvel osta, aga ongi, et see on asi, mida saab. Mõne küsimuse veel. Ja. Peeter Mõtsküla, juristiks pööranud IT-mees. Eestlastele paistab olema kombeks viriseda ja vinguda ja kõik on kogu aeg halvasti, eks ole, et teen ettepaneku neid ametnikke, keda praegu vaatame sellise suure probleemina, ametnikke vaadata fantastilise ressursina, sellepärast, et need vabanevad ametnikud lahendaksid ju kohe ära IT-firmade karjuva tööpuuduse. Aga
aga kui jätta ametnike vastuseis kõrvale, siis Jaan, milliseid nii-öelda süsteemseid ja sisemisi probleeme sa selles pakutavas lahenduses näed? Ma arvan, et see on hästi mitteortodoksne, eks ole. Et inimesed on harjunud, eks ole, 130 aastat on ju, elama mingisugusel viisil ja nüüd korraga öeldakse, et teeme midagi täiesti uuel viisil, eks ole. Et sellest nagu üle saada on olnud päris raske. Me oleme seda mõtet müünud siin, ma arvan, sadadele ühiskonna nii-öelda otsustajatele ja kõige raskem ülesanne on alati ära seletada, miks see on hea. Ja teil praegu ma jätsin teile ka 3 slaidi rääkimata, kus on kõik need eelised. Need eelised on väga suured ja need on väga palju. Ma toon lihtsalt ühe näite näiteks, et 15% umbes on varimajandus kõige konservatiivsematel hinnangutel. Osad hinnangud on 25%, eks ole. See varimajandus kaoks praktiliselt kohe väga suures ulatuses ära, sest kui ettevõtted maksavad inimestele raha kätte, siis kaob ettevõtetel igasugune motivatsioon välja mõelda skeeme, kuidas seda raha kuidagi nii-öelda ilma makse maksmata, eks ole, inimesele kätte toimetada, eks ju. Ja teistpidi inimese tasemel on Maksuametil tegelikult isegi lihtsam täna jälgida, kes kui palju raha sai ja kasseerida see raha sisse. Sa mõtlen tehnoloogilisest seisukohast, jah? Nii, süsteemsed karid. Süsteemsed karid, jah. Vaata, me oleme nendega kaardistamisega päris palju tegelenud, eks ju, ja pean tunnistama, et võib-olla me oleme kehva tööd teinud, aga me teisi ei ole leidnud. Et see on täpselt samamoodi, ma ei tea, võtta mingi jagamismajanduse enterprise, eks ole, et samamoodi on kõik on nad käima läinud ja töötavad ja on suureks kasvanud, eks ole, et tegelikult ei ole karisid, on ju. Kõige suurem kari ongi seesama mentaalne vastus, et mis mõttes on ju. Jaan, sul ei 3 slaidi küll näitamata, aga siin on progressiivne publik. Ma arvan, et kui minna seda juttu rääkima näiteks Sotsiaalministeeriumisse, eks ju, siis tõenäoliselt ei hakata siin kuulama, eks ju, nad teavad, et see on ameti kaotamise teema ja erasektorisse pöördumine on riigiametis nagu õudusune nagu kuubis, eks ole. Et see on alati nii olnud ja ilmselt ka jääb. Aga kui siin saalis paluda tõsta käed, kes on valmis homme minema sellele süsteemile üle, et kõik tulud mulle, ise vaatan, ise maksan oma tervis ja kõige muu eest, kui palju käsi tõstab? Mis arvamus on? Tõstame käed üles, kes nii arvavad. Riigisektor võib ka tõsta, kui tahab. Aga see on valdav enamus. Nii on, jah. Igas auditooriumis, kus me oleme seda sama küsimust küsinud, on vastus on sama. Ministeeriumis ka? Huvitaval kombel ministeeriumis... Pole kutsutudki? Ei, me oleme loomulikult kõigi ministeeriumitega rääkinud ja tegelikult 4 silma vestluses on nad päri, et see on õige asi. Aga ütleme siis nii, et kuna nad on tööl ja neil on tööandja ja siis nad igaks juhuks liiga julgelt lauseid ei ütle, eks ju. Aga ma võin sellise näite tuua, et mingil hetkel ma rääkisin haridusjuhtide konverentsi Pärnus. Ja seal 450 haridusjuhti oli ja valdav neist, enamik oli neist maakohtadest. Ja ma küsisin, kui paljudest olid nagu koolisüsteemis siis, kui Nõukogude Liit lagunes. Kõik tõstsid käe, võib-olla 2 ei tõstnud, ütleme. Kõik need inimesed, nad ei ole eluses kordagi erasektoris töötanud. Nad ei ole tegelikult vabaturumajandust, ei tea mitte ööd ega mütsi. Ja nüüd nende inimeste käest ma siis küsin teise küsimuse. Aga kui paljud teist oleks, eks ole, nõus sellisele süsteemile üle minema? Ma sõnastasin seda küll nende vaatepunktist, et nende vaatepunktist tähendab see seda, et korraga raha ei tule enam ministeeriumist nende eelarvesse, vaid tuleb lapsevanema käest, eks ju. Ja nemad peavad konkureerima hakkama tegelikult lapsevanemate eest, et lapsevanemad tooks oma lapse nende kooli. Enamik neist ütles, et neile see süsteem meeldiks rohkem. Neile meeldiks, et raha oleks lapsevanema käes. Ehk et siis ka nagu täiesti sõna otseses mõttes nõukogude inimesed, kes ei ole kunagi vabaturumajandusest töötanud hetkegi, on selle poolt. Et see annab nagu lootust, eks ole. See on ka see põhjus, miks ma sellega jätkuvalt tegelen ja ausalt, et äriliselt on see mulle kohutavalt kahjulik, sest kogu aeg läheb aega, on ju. Aga paremat ideed ka pole, kui lihtsalt kõndida ringi ja rääkida. Tilkutada nagu see on ju selle meie demokraatliku ühiskonna nagu olemus, eks ole, et kui sa tahad muudatust sellisel tasemel muudatust, siis see peab tulema erakonna üleselt, see peab tulema valitsusest, sest ametnikud seda ei otsusta.
ja ainus võimalus on siis nagu kriitiline mass tegelikult poliitikuid ära rääkida ja sellest veel ikkagi ei piisa, sest poliitik otsustab ainult siis, kui valija toetab, eks ole. Tegelikult tuleb ära rääkida kriitiline mass valijaid. Me oleme nimetanud seda projekti viimasel ajal isemajandavaks Eestiks, et anname kodanikule õiguse ise majandada, suurendame tema vabadust. Ja me usume, et selle sõnumiga võib-olla on võimalik saada kriitiline mass valijaid toetama. Jaan, me ei tahaks enam sekundikski olla ees, tuleb minna valijaid töötlema nüüd. Jah, tänud. Suur tänu selle võimaluse eest. Tänud teile ka.